Ütle, mida sa teeksid, kui sa telet enam ei tee. Mida sa oskad? Sa ei oska ju midagi. Äkki peaks midagi õppima. See kõlab nagu plaan. See kõlab nagu 2 kangest koolipingis. See on hea plaan. See on hea plaan. Noh, mees. Mis nukrutsad? Jupaga tagasi panin kuuseistikud maha, tahtsin suurt kuusemetsa saada. Tuhkagi, vaata. Ära kuivanud, ainult sükst pruunid junnakad on järgi. Äkki tegid midagi valesti siis? No mis ma valesti tegin? Augu tegin, vett panin sisse, kuuseistiku panin, näe. No aga lõppkokkuvõttes ikka tegid kõike iseenese tarkusest. No. Äkki oleks midagi juurde pidanud lugema või kelle käest midagi küsima? Arvata on, et tuleb, aga no mida? Mis siin valesti saab olla? Auk on, kuuseistik on, vesi on ka takkots. Ikka kõik lõpus. Kuule, kui sa tahad sellistest väikestest istikutest suurt kuusemetsa kasvatada, siis tuleb minna seda eraldi õppima. Selline eriala on olemas, metsandus, oled kuulnud, tead ju? No kui sa ütled, et sellist asja on võimalik õppida, siis teeme ära. Ära noruta, tõuse, lähme. Kui õppida saab, teed, siis lähme. Mulle aitame neist pruunidest junnidest. Saab. Tere, Mihkel. No tervist. Tervist, rõõm näha. Tõin sulle õpipoiss Kristjani. Tahab hakata metsa majandama ja saada metsameheks. Sina tead sellest asjast nii mõndagi. Kas peab õppima ka midagi või saab iseenese tarkusega hakkama? Jah. No mõistlik oleks midagi õppida, jah. No igal juhul praegu me oleme Mihkel ühe raielangi peal. Nüüd on siin püsti sellised värvilised dokid. Ma rajasin siia uue metsa. Siin kasvas vana lepik, mille aeg sai läbi. Ehk et selle lepiku asemele sa oled istutanud siia kuused. Mina otsustasin siia kuusiku kasvatada, jah. Mihkel, palun õpeta meid praegu istutama kuuseistikut. Kristjanil on Viimsis suur maalapp, ainult muru on seal. Kõvasti saab sinna kuuski panna. Aga lähme. Vaata, kas saad siia augu sisse. Aga kas ma võin siia poole? Aga kui suur augu või asja? Ei, ikka labida suur on auk. Taim tulebki auku panna, mitte kuskile prikku ega prakku. Kui sa tahad ilusti panna, siis on õige võtta see. Sa teed talle mingi padja alla või? No teed siukse väikse kuhila. Vaata, et nagu juured lähevad laiali kuusele, eks ole? Nii, ja siis ma panen selle, istutan näed selle taime selle siia peale ja juured vajuvad siis tal kohe niimoodi siia laiali. Ja kui mul mulda jääb puudu, siis tuleb teha täiendav auk. Teinekord on seda varist ja seda kuiva on niivõrd palju, ei ole mõtet seda sisse ajada. Võt niimoodi. Veel? Ja. Ei aitab, näed. Siis soputad ta niimoodi alla, et see juured jäävadki vajud. Ja ei pea tegelikult kõvasti vajutama. Sellest piisab. Ja siis võid panna niimoodi ütleme, et siukest varist ja siukest asja ümber. Ja ma arvan, et siis läheb ta selle taime hästi kasvama. Ilus. Ja armastust ka natukene ja ma arvan, et siis saab tast asja, jah. Liiga palju juuri on metsas. Üldse ei saa kuskil korra... Neid kergteid on ka meil vähe siin. On, jah. Mis sa korda saatsid siin? Viltu ju. Mis viltu? Mina ka vaatan. On või? Aga viltu... See läheb esimese tormiga, tead. No nii võib kus asja saada. Istutasid siia metsa maha, nüüd tuleb tema eest hoolt kanda. Eelmine aasta istutatud taimed on seal rohu sees, võsa sees. Neid tuleks aidata. Siuke ein jääb talle peale, tuleb lumi, vajutab koos selle taimestikuga, lükkab selle puu ka pikali ja ta jääbki sinna kängu. Võib ka nii olla, jah. Ja siis siukse vikati selle võtad eemalt. Kurat, ei julge küll väga... Proovi sina natukene kaugemalt. Siin see pool hektarit on selle poole tunniga, siis te ei pea õhtul minema kuskil bodipampi või kuskil. Aga kuidas need jõulupuud kasvatatakse? Jõulupuid kasvatatakse analoogselt, aga neid siis kärbitakse, et nad oleks tihedamad. Aga kaua kasvatatakse ühte? 10 näiteks. Ikkagi. Ja, osa võetakse 7-aastaselt näiteks. Ja. No võt, nüüd on siin selline mets. Ja need puud, mis me sinna maha panime, on 12 aasta pärast samasugused. See on 12-aastane puu? See on 12-aastane puu, noh. Ilusad? Minust ka ilusad. Sambad kasvavad, sõna otseses mõttes pensionisambad. See on teil tuttav vist või? Lähme vaatame, otsime ühe puu. Kerge survega peale, jah. See, mis me praegu tegime, Kristjan, on ettelõige. Nii. Jah, vajalik puu suunamiseks langetamise ajal. Nii, kuhu me langetame selle? No sinna, kuhu sa suunasid. Alt ära! Joo! 26-aastane lepp. No aga siis pole muud kui puu kaendasse ja kodu poole. Võta sa puu. Mõtle, Kristjan, kui palju me täna jälle teada saime ja kui suure töö me ära tegime. Hea küll,
mitte nii suure töö, aga ikkagi. Mõne aasta pärast kasvavad siin uhked, kaunid kuusepuud ja meie oleme sellesse oma väikese panuse andnud. Tead, et mõne aasta pärast ei kasva siin veel uhkeid kuuski, aga sellegipoolest sain mina täna teada, milline tänuväärne töö on metsamehe töö. Ehk et mõtle, paned väikese seebne mulda ja kunagi kauges tulevikus laiub siin suur kuusemets. Milline tähelepanuväärne ja tänuväärne töö teed. Õige. Peale tänast näed sa ju nende puude taga ka metsa, eks ole? Absoluutselt teed. Nüüd mul on selge iga kui väiksema puu hingeelu, kuidas ta seemnes kasvab natukene suuremaks, sirgub, millised ohud teda varitsevad, kuidas tuleb tema eest hoolt kanda ja kõike seda. Teed, minust on saanud täisväärtuslik metsaspetsialist. Mine metsa selle jutuga, võiks sulle öelda. Lähen ka, sellepärast, et nüüd huvitab see asi mind palju rohkem ja tahan seda kõike veel rohkem teada. Seda teen. Olgu, metsamees. Metsamees.